episood 2 13. hooajast. Teie ees on Mallu ja Kristina. Siin me oleme. Ja siia me jääme. Siia me jääme tõesti. Sul on ilus kleit täna seljas. Aitäh, tegelikult isegi jumpsuit. On või? Püksid on siin all. Mul on ka püksid siin all. Ahah, näitama. Eksin oma važinni. Aga jaa, niuke kollane. Mulle kollane värv sobib. Väga hästi sobib. Ja Tahaks ka saada mulle ka link. Tavai, mul nüüd see suve lõpus tellisin endale, kui korraks jälle soojaks läks ja ma jõudnudki kanda, nii et siis ma täna mõtlesin panen podcasti ja järgmine suvi siis näete me ikka seda kandmist. Samas, kui sa paneksid mingid kõrged saapad ja nahktagi peale, jälle väga ilus. Jah, Miks see mitte? sukapüksid võib-olla vaata, jah. Väga ilus. No võt, jätan meelde. Terve just talve saab tellisin kanda. kõrged saapad ka endale about just, aga niisugused madalad nagu Mul on ka madalad, aga kõrge servaga. nahast. Mul ei ole nahast. Tellisin nahast hästi mõnusad, et jäävad üles ka riidest vajusid alla mul kogu aeg. Mul on siuke, mul on nagu kumm siin üleval, vaata. Ja mul ei olnud ja siis see vajus alla kogu aeg, ei olnud nii mugav. Vaene! Käifers. Aga siin me oleme ja me teeme seda tõusud ja mõõnad. Ma vaatangi, et mis meil on nüüd siis sellel nädalal, kui see episood välja tuleb ja ma arvan, et mu tõus tuleb Karli ja Moona sünnipäev. Ma lähen üle homme, et see tuleb väga fun ja mõõn on võib-olla see, et ma pean hambaarsti juurde minema. Oi, see on tõesti mõõn. Aga tegelikult sa ütlesid, see meenutab mulle, et ka mina peaksin Kailile kirjutama, sest et ma viimasel ajal mingites videodes ja piltides nagu vaatan, et ma nagu hammastega midagi viltu läinud uuesti. Või esihambad on natuke viltu läinud. Nagu on natuke sissepoole viltu ja mingid teatud nurkade alt on seda nagu näha. Et kuna mul on need kroonid ja need ikka vaata aeg-ajalt liiguvad ja midagi, siis tegelikult juba mingi eelmine kuu ma pidin, ta vahetas mul tagant 3 tükki ära, aga ta ütles, et ta tahaks kõik need esimesed ka ära vahetada, nii et ma pean tegelikult low-key nagu nii uuesti minema. Aga ma vihkan seda, et nagu kui ma lähen hambaarsti juurde, mul ei ole midagi otseselt viga, vaata midagi valuta, et nagu ma tean juba see kuradi kroonide lahti peksmine ja kõik need asjad, see on nagu nasty. See on crazy, jah. Mina juba käisin hambaarsti juures. Mul on niimoodi, et mul tuli siia nagu auk tulnud, nüüd enam ei ole parandus ära ja suht napikas ta ütles, et no vaatame, et mul oli nagu mingi väike vahe siin sees, kui siin nagu asjana ta ütles, et veel ei pea juureravi tegema, aga ta ütles, et kui hakkab valutama uuesti, peame tegema. Ma loodan, et ei hakka, et ta tegi praegu korda. Mina käin siis Kristo Ivanovi juures, I love him. Ta on nii naljakas, et ta näiteks paneb mulle mingid instrumente suu või peab mingi näpud suust ja mingi, sul pole kurgus nii palju action'it ammu olnud teha, et sa saad nagu hambaravi ja siis saad natuke komöödiat ka sinna. Aga ei kuulda. Selles mõttes, et ma nagu kunagi mulle meeldis hambaarsti juures käia, nüüd mulle väga ei meeldi enam, aga Kristo juures käimine alati nagu teeb selle nagu good vibes'i. Good vibes, sest ta teeb nalja ja ta on hästi hea energiaga, hästi lõbus, et nagu väga-väga meeldib. Minul see nädal on 2 lapse sünnipäeva, Lende sünnipäev ja Mari sünnipäev. Et mul ongi, mul meenus, et ma ei vastanud ühele meilile. Ma pean tellima tordi mõlemale, mingi viitsi vaata ise mingi väga süüa teha. Võib-olla, ma ei tea, mõlemad tahavad kodus pidada. Lende tahab ka kodus teha. Ja Lende tahab kodus ja Mari tahab kodus. Et ma mõtlesingi, et ma tellisin mingid õhupallid ja mingid siuksed asjad, et ma saan ise sinna kaunistada ära. Ma panen lihtsalt mingi happy birthday, mingid need asjad ja siis ma teengi niimoodi, et Lendel on vaata kolmapäeval ja Maril on reedel, et las need siis olla üleval, et ma panen lihtsalt teised õhupallid või mis iganes. Ja siis ma mõtlesin, et ma kingin Marile sünnipäevaks New Balance'id. Ma tean, et Märten just ostis Pellule ka, ta saatis mulle voice'id. Kuule, me oleme siin poes, et mis need popid tossud olid, vaata, sa oleme New Balance'id. Pellu vist ei tahtnud. Ei tahtnud, Ma ei tea, ei tahtnud vist jah. Aga Mari, ma ei tea, kas Mari ka tahab, aga ma ei oska talle midagi kinkida, sest kõik, mis tal nagu vaja on tal nagu olemas on ja et võib-olla lihtsalt mingi siuke, kuigi ma vaatasin, et Uuksid teevad ka päris huvitavaid neid tosse nagu päris ägedad siuksed nagu karvased ja võib-olla jah, just talveks, et võib-olla ma ostan hoopis need. Võib-olla tõesti. Et tosse tal tegelikult on. Uuksid on võib-olla siuke parem variant. Ja, tossu moodi vaata. Ja. Aga Lendele ma ei tea. Vaata, ma tahtsin talle selle seljakoti kinkida, aga ma jätsin selle kohvrisse ja ta nägi seda, nii et kahjuks pidin talle juba ära. See foora asjad andsid ära ka? Jah. No siis ütle, et su kink on sul käes. Lendega on õnneks nagu lihtne, et ütles mulle, et ta tahab ainult saada Super Mario torti, mis see roosa tegelane, kes seal on. Kes mingi Princess Leia. Ja kurat, ma unustasin jälle otsida kedagi, kes tuleks mingid slaime või asju tegema, aga
ma tegelikult mõtlesin ühe siukse tegevuse välja, ma nägin Laureni Instas seda. Ma tellisin persetäie väikseid siukseid kaisukaid ja siis igasuguseid siukseid helmeid ja kummi ja mingeid asju, et iga laps saab valida endale oma kaisuka ja siis teha talle näiteks mingi kaelakee või midagi sellist ja see saab pärast selle endale. Ja ma mõtlen, et see on nagu siuke nokitsemise tegevus, et jah, võib-olla siis nagu ei sitta su kodu nii palju, et no kindlasti sittavad, aga noh, lihtsalt, et oleks nagu mingi tegevus ka, et muidu lihtsalt jooksevad seal ringi tegelikult ma nagu peaks hullud. hakkama keranisi juba mõtlema, sest et september on juba ja Ma- ma juba olen hiljaks mul on jäänud. juba nagu mingi nii vähe aega ja mul kogu aeg siuke tunne oli, et noh, aega on ja nüüd vaatan holy shit, aga no õnneks vaata kodus on selles suhtes mõnes mõttes nagu lihtsam pidada. Ei pea kuhugi minema ja seisma ja korraldama, et kodus on nagu mugavam, vaata. Aga noh, kodus muidugi need lapsed nagu reostavad korralikult, aga mul on siuke tunne, et Mari tahab teha nagu siukest sleepoveri asja. Okay. Et vaata, ta on nii suur ka juba, et ma arvan, et teda nagu nii väga ei huvita see mingi, noh, et Lende ja tema sõpradel tuleb rohkem silma peale, et ma arvan, Mari läheb oma sõbrannadega sinna 3. rohkem teda ei näe ka, nii et. Siis on chill vibes. Jah. Okei, nii et on tegevusi ja on mida oodata ja tõusud ja mõõnad. Jah. No räägime siis sponsoritest ja lähme kirjade juurde, nagu ikka. Meil on siis Ulakas Kaunitar ja Ulakas siis on messil. Vaatame, kas nad praegu juba on. Jah, läksid üleeile messile, siis kui te vaatasite episoodi, need tasub vaadata siis nende Instagrami, mis messil põnevat toimub, sest et ma tean, et Marimelid käisid kogu aeg ise, noh niisama, et neil ei ole mingit sekspoodi, aga Ja käisid kuskil käisid, jah. sekspoodel meeldis käia, et noh, tegelikult selles mõttes, et ma olen varem ka rääkinud, et mul sõbranna, kui ta töötas Ulakas, siis ta käis ja ta tõi mulle alati nii palju vingeid mänguasju, libesteid, värki-särki, et selles mõttes on äge. Ja Ulakal pidi tulema ju see mingi komplekt värsketele emadele ka. värsketele emadele ja meie räägime ka nüüd järgmistes episoodides rohkem Vaagna treeningutest, sest see on ka tähtis. Kas oled oma kiigeleid? Ma olen elus teinud, aga ma pean ütlema, et ma ei ole nagu väga järjepidev selles. Mul on isegi see masin jah, no, on kuule, on masin ja see masin on isegi lihtsam, et sa ei pea isegi mõtlema. See on mäng, vaata see äpiga on ju. Jah, et tegelikult peaks rohkem tegema, et ikkagi siis täiskasvanud, kui me siin näeme siin vanemaks kogu aeg, et ei tekiks seda, et naerame ja tiltab püksi. Muuseas, mina vanasti arvasin, et neid keegelharjutusi tehaksegi ainult sellepärast, et jube tait olla sealt alt, vaata. Ja siis ma mõtlesin ka, et kui tait ma nagu olema pean, ma arvan, et või kuud, aga siis ma sain ka aru, et see tõesti on seotud sellega, et sa kui aevastad, et püksi ei kuseks. Ja, et seda ei taha ju. Samas mul on mees olemas. Aga siis on okei, et käid kuseste pükstega ringi või? Sest iga kord, kui naerad natuke või köhatad, ups, ei taha ju. Sa oleks pidanud eile meie magamistuba nägema. Vaata, mul on see jänes, suur jänes on minu magamistoas, on ju. Tema siis praegu 10 poega, eile veel 11 poega. Need väiksed muidugi ei käi puurist väljas ja need on seal oma heina sees, aga see suur jänes käib täiega puurist väljas ja siis tema see vanem poeg või tütar ka, on ju. Ja öösel mul on nagu rätik pandud sinna puuri ette, et ta saab välja tulla küll, kui ta tahab. Et ma mõtlesin, et ta on harjunud vaata õues olema, see puuris kuidagi natuke kitsas tal. Hommikul ta on silmad lahti. Vaip. No, niimoodi täis situtud, kui sa kujutad, et need jänesed, õnneks need on nagu kõvad pabulad, mitte mingi vedelsitt, aga ikkagi põrand oli täis neid, nagu keegi oleks võtnud kilo jänese sitta ja valanud selle niimoodi põrandale. Ärme räägi su jänese sitta. Ühesõnaga väga huvitav jah. Me oleme harjunud erinevates tingimustes elama, nii et ma arvan, kui ma oleks kusiga püksi sealt, ega see ei oleks muutnud seda. Ei, no ma mõtlen, sul endal on mugavam, kui sa käib märgade pükstega ringi iga kord, kus köhatad. No jahe hakkab. Jah, et tasub ikkagi treenida neid vaagnilihaseid ja salajutud sooduskoodiga, siis saate Ulakast endale vaadata erinevaid treeningharjutusi ja ka räägime nendest siis pikemalt järgmine episood, kui siis on nii-öelda värsketele emadele mõeldud väike pakike ka, et siis saame rääkida. Jep. Peninuki, nagu me eelmises episoodis rääkisime, siis Peninukil on, vaata, meil on lahe salajuttude etikett, aga kui sa tahad ka näiteks, kas siis sa oled firma või ma ei tea, sõpradega või tahad pulma või sünnipäeva, mis iganes, tahad enda nimelist või enda etiketiga džinni, viina, likööri, limoncellot, siis täitsa võimalik on neid. Mulle just tuli meelde, et eile nägin kellegi story's rääkis, et kuidas nad teevad sõpradega iga aasta suure jõulupeo ja siis nemad olid ise disaininud, aga niimoodi, et kõik joogid laual olidki nagu nende sõprusringkonna joogikesed, siis nii-öelda erikujundused. Minu meelest päris äge idee. Ja meil tuleb ka raudselt ju mingi jõuluistumine. Ja no ma just mõtlesin, et tegelikult peaks ka äkki midagi vaatama, mõtlema, et kui jõuludeks mingi fun vibes. Miks mitte?
aga Käpp maha. Käpp maha nagu ikka. Jõuluõhtu ikkagi kõik me eestlased. Muidugi. Ja Magda Beauty. Ma peangi endale huuleläiget juurde panema. Huuleõli tähendab. Magda Beauty's jah, selles suhtes, et eks te teate ise ka, et meil on seal palju omi lemmikuid alates sellest Sister Aroma toa värskendajatest kuni Kristina lemmik Smile läbi hambapastani ja no need tir-tir asjad on praegu väga moekad ja populaarsed, eriti TikTokis. Head ka, et nagu need on põhjusega populaarsed, need on väga head. Ja muidugi kollageeni tasub võtta. Mina ei ole võtnud sa väga pikalt. Siis mina veel üritan seda botoxit edasi lükata ja ma siin ongi SPF ja kollageen ja kõik, mis on võimalik siis, et veel ei peaks botoxit minema tegema. Ma ei taha, et mind näkku süstitakse, see tundub nii crazy. Nojah, ega see meelakkumine ole, aga samas kurtsus olla on veel crazy, nii et. No seda küll jah. Igatahes sooduskotsalaud kehtib kõikide sponsorite juures ja lähme kirjade juurde. No nii, ma siis alustan. Salajutt, break-up, grinder, valeootused, suhkam ja ärakasutatud tunne. Väga detailne pealkiri. Kas sina panid selle kirja või? Ju siis. Või mina panin? See on ikka päris crazy kiri. See on hästi pikk kiri, aga ma arvan, et sina panid selle, aga loe. Okei. Tere, Mall ja Pärr. Juba lähe. See on esimest korda, kui keegi meile niimoodi ütleb. Ja see on meesterahvas, kes kirjutab seda kirja paidu või? Okei. Ma ei tea, kas see on piisavalt soolale lugu teie casti, aga eks näis. Räägin siis enda elu ainsast ühe suhtest, mis mul olnud on. Olin tookord kuskil 20-aastane poiss ja olin suht värskelt väljunud ühe tüdrukuga toksilisest suhtest. Ta oli sedasorti tüdruk, kes otsustas igast asjast draamat teha ning tal olid ülitugevad soorollide ettekujutused, mis ei käi minu maailmavaadetega absoluutselt kokku. Seks oli ka, viisakalt öeldes keskpärane ning enamasti ei suutnud ma orgasminigi jõuda. Kuna tegu oli mu esimese suhtega, siis ma arvasin, et keskmine naine ongi selline ning mulle see lihtsalt ei sobi. Seega otsustasin, et mulle aitab naistest, igavast seksist ja heterotest. Laadisin grinderi alla ja hakkasin seda kasutama paar tundi peale lahkuminekut. Tõesti, miks oodata? Ostsin endale Humanast uued viisakad riided ja tegin paar pilti, kus üritasin võimalikult ilus välja näha, et mu profiil võimalikult palju mehi ligi meelitaks. Kuna olin pidanud päris pikka aega päris mehise mehe rolli mängima, siis kurat võtku. Ma tahtsin ise see naiselik pool olla ja leida endale mingi domineerivama top-tüübi. Ma kirjutasin vist ise kõigile 40+ aastlastele meestele, kelle username'is oli sõna daddy sees. Ärge judge'ige, meil kõigil on omad type'id ja omad issue'd. Kuule, mul on kindlalt mingi daddy issue'd, ma ei judge üldse. Sain ühe vanema mehega jutule, hinnanguliselt kuskil 50-aastane ja mulle meeldis, mida ta rääkis. Suht mahlast juttu ajas ja sellist juttu, mida pole võib-olla isegi teie häälingus kohane rääkida. Siis tahaks teada, mis see siis on, kui siin isegi ei ole kohane rääkida. Ei, ma arvan, et see ei saa selline jutt olla, me räägime kõigest. Jah. Põhiliselt saime jutuga teada, et oleme seksuaalselt sobituvad. Muudele teemadele jutt väga ei laienenud. Ja siis suhteliselt nunnult mingi hetk kirjutas, et ta tahaks kokku saada minuga ja mind lähemalt tundma õppida, enne kui asjaks läheb. Kõlas hästi. Panin enda õigel päeval kohtinguks valmis. Mul olid vist isegi jalakarvad aetud ja olin üritanud võimalikult ilus välja näha. Ta tuli autoga mu ühika kõrval olevasse Maxima parklasse ning mina sisenesin autosse. Ta ütles, et sõidame ringi natuke. Ma selle peale mõtlesin, et kas ainult autodate. Ma olin kinda lootnud, et äkki viid mind sööma või tringile või midagi sellist, aga ma ei öelnud midagi. Oli veidi selline tunne nagu mingil sidepiece'il, et naeratan ja noogutan. Ta rääkis, et olen ikka julge, et kohale ilmusin, et paljud poisid ei julge kohale ilmuda. Natuke rääkis ka endast, et mis ametit ta peab ja nii edasi. Küsis natuke ka minu kohta. Ma rääkisin ka ja sedasi tegime small talk'i, kuni ta meid soovitud sihtkohta sõidutas. Ehk siis Nõmme vahelt metsateele kuskile Pärapõrgrusse. Mul polnud üldse aimu, kus me oleme, sest ma olin siis Tallinnas elanud vaid mõne kuu ja polnud kunagi Nõmmetki näinud. Pani auto selga ja ütles, et ma särgi üles tõstaks. Ma olin lausa kohkunud, sest ma arvasin, et see date on ainult rääkimiseks ja üksteise tundma õppimiseks. Aga vana oli mind sõidutanud kuskile mulle tundmatusse metsa. No ja, eks ma siis tõstsin särgi üles ja ta hakkas mind käperdama. Mul käisid sellised segatud mõtted ja tunded peast läbi, nagu ma ju ise tahtsin seda, aga ma ei olnud nagu praegu üldse valmis selleks. Kuni üks hetk, et ta siis ütles, et ma oma püksid alla laseks. Kui olin ka juba seda veidi vastumeelset teinud, käppis ta juba mu jöndet ning tõmbas enda riistapuu samuti välja. Tal oli väiksem kui minu oma. Lol. Lol, see on nagu väiksem. Lol. Ja siis tõmbas mu käe enda riista külge.
Kui ma olin sellega natuke kohmitsenud, surus ta mu pea kah enda kubemesse. Mitte et kiidelda, aga ma pidin kuradi hea olema selles suhkamis, sest ta kestis kuni 10 minutit, kuni ma proteiinishoti otse kraanist sain. Üks hetk sõitis Elroni rong ka mööda. Ma reisijaid nägin korra silmanurgast, nii et ma eeldan, et vähemalt keegi pidi sealt kogemata geipornot nägema. Aga mul tuli sellest kogemusest nii mitu ikki. Esiteks oli tal liiga palju lõhnavett. Okei, selle kannatan ära. Aga asi, mis nagu koheselt mul vähemagi erutuse ihult võttis, oli see, kuidas ta karjus, kui ta tipphetke saavutas. Oleks, et ta oleks valjult mouninud või midagi. See oleks seksikas, aga ta lihtsalt karjus fuck. Nagu milleks? Kui sa tahad sõnu kasutada, siis näiteks jah, oleks ülihästi. Aga kui keegi fuck ütleb või karjub, siis minu mõistes läks just midagi väga sitasti. No see oli huvitav. Vähemalt sain ennast suhkana tunda, kui ta juba lasi auto akna alla, et ma saaks välja sülitada, aga ma olin juba alla neelanud. Nii, nüüd viimane ikk. Isegi kui ma oleks saanud kõigest mööda vaadata, et mul oli ülimalt ära kasutatud tunne ja ma ei olnud üldse heas headspace'is. Kui mööda vaadata sellest, et ta karjub, nagu ta jalga amputeeritaks siis, kui ta tuleb. Kui ta mind tagasi mu ühiku juurde sõidutas, siis ta jõudis imelise pärli maha panna. Ta ütles, mulle homod ei meeldi, ma nagu üldse ei taha ennast homodega seostada. Fucking excuse me, mul on su jobi maitse veel keele peal ja nüüd tuleb välja, et sa oled homofoob. Nagu kuidas see isegi töötab? Kuna ma tundsin ennast, nagu mind oleks ära vägistatud või ära kasutatud, siis ma lihtsalt ghostisin teda. See oleks olnud ülilahe kogemus, kui ta oleks oma soove otse kommunikeerinud. Aga kuna ta seda ei teinud, siis ta ei saanud endale seksikat suhet, vaid lihtsalt ühe suhte. Aga siin ongi filosoofiline küsimus. Mul oli vägistatud tunne, aga otseselt keegi ju ei sundinud mind millekski. Kas mul on õigust ennast vägistatuna tunda? Tänaseni ei tea ma isegi, mis ta nimi on. Ja kuna mul on kohutav nägude mälu, siis ma ei tea, kas ma olen teda veel kohanud või mitte. Ja kui mu praegune abikaasa tundis mu siit loost ära, siis öelge talle ka tšau. Ta on suur salajuttude fänn ja läheb ka oktoobris teid Alexelas laivis vaatamas. Seda ausalt ei pea ütlema. No ei pea, aga vahetele. Ütlesime. Kui on küsimusi või täpsustavaid vajavaid asjaolusid, olen saadaval. Kui oli piisavalt soolane, võite vabalt ette lugeda. Kui soovi on ka fine. Teate seda podcasti asja paremini. Ülilahe podcast, pange edasi. Lugupidamisega Lauri Sepp. No ütleme niimoodi, et väga palju nagu keelkäike sellel. See oli tõesti roller coaster oli see kiri. Okei, ma sain aru, et tal jäi siis ühekordseks kogemuseks. Ma tean ühte meesterahvast veel, kellel oli sama, kes, et ta nagu ühesõnaga mul sõbrannamees oli niimoodi, et ta oli rääkinud, et ta arvas, et ta on gei või ta tundis, et ta on gei või mingi, et ta mõtles, et äkki tal on mehed, kutsus mehe enda juurde ja siis ta suudles selle mehega ja siis, aga ta oli öelnud, no siis ta sai aru, et ikkagi suudlemise ajal, et tegelikult this is not the vibes ja siis ta oli ära lõpetanud ja siis ta rääkis seda mu sõbrannale ja siis sellel hetkel see inimene oli mu sõbranna ja siis, kui natuke aega mööda läks, siis see sõbranna muidugi pidi selle mehele seda nina peale viskama, onju, aga ma tean seda ju, tean seda lugu, sorry, nüüd mul tuli meelde. No vot, et ütleme niimoodi, et ma tean nagu, ma saan aru, et meestel võib-olla tekib mingi hetk elus see, et tahaks proovida. Naistel ju ka tekib mõnikord siuke katsetamishuvi. Jah. Paljudel naistel. Ilma asjata öelda, et kolledžis vaata. Ja. Et minul ei ole nagu, ma olen naistega suudelnud, aga mingit seda nagu allapoole vöödvärki on nagu, ma tunnen, et see oleks too crazy for me. Ma ei suudaks naisele nagu, aga nagu jah, et ja siis see mees ka veel ütles, et ma homodega ei seosta ennast. See ongi nagu minu arust kõige suuremad homofoobid ongi nagu homod. See on minu meelest ka nagu nii hea point, et vaata, kui need homofoobid ütlevad, et homod mingi valivad homod olla ja värki ja see jääb miskipärast nii kurjaks neid, siis tegelikult loogiline järeldus on see, et nemad on ise valinud mitte homo olla ja sellepärast neid ajabki närvi, et keegi teine julgeb siis oma elu elada nii, nagu ta heaks arvab ja tunneb vabalt ennast, onju. Aga siit on, et mulle meeldis see lõpuküsimus, et kas mul on õigus tunda ennast vägistatuna? Muidugi. 100%. Ja see on ka paljudel naistel, et nagu ma ei öelnud ei. Jah, ma ise läksin, ma ise olin nõus, ma ei rabelenud, aga see ei tähenda, et sul oli nagu
mugav seda teha või. Ja et nagu, et see ära kasutatud tunne või see, et it didn't feel right, et see ei olnud see õige, ma ei tunne ennast hästi. Seda tunnevad väga paljud naised ja mehed võib-olla ei saagi sellest, mõned ei saa elu lõpuni aru, kuniks neil ei ole samasugune olukord olnud. No vaata, ma mõtlen siin ka nagu, et kui ta ütleb, et tema oli 20 ja see mees oli 50, on ju, siis loomulikult tekib ka juba väga suured käärid siin vanuses, on ju, et see 50-aastane kindlasti on võib-olla nagu ma saan aru, nagu kinda nagu kontrollis seda olukorda ja kui sina teed seda esimest korda, see oli su esimene kord üldse sihukest asja teha, siis sa võib-olla oledki nagu ebakindel ja pigem nagu kuuletud siis, isegi kui sa arvad, et see ei ole päris õige. Nii et jumala eest, loomulikult sul on õigus tunda ennast absoluutselt, kuidas sa soovid ja ma isegi arvan, et kui see kirjeldatu oli niimoodi, siis ma arvan, et siis see lihtsalt oligi nii, et sind kasutatigi selles suhtes ju ära. Ei, see on crazy. Ja nüüd sa oled abielus, nii et et ikkagi ei sobinud need mehed ja kui sul ongi tegelikult selline kogemus meestega ka. Kus sa tead, et ta naisega abielus on? Ja ma eeldasin, et Siis ta ütleb ju, mu praegune abikaasa, nojah. abikaasa on mees ju. No ei oota, naine võib ka abikaasa olla. Seda ma mõtlengi, ei, naine võib ka. Ma mõtlengi, et salajuttude fänne tuleb kuulama, enamasti mehed üksi ei tule. No ma ei tea, on kumb ta on, aga vähemalt sa oled abielus, nii et selles suhtes ma arvan, et lõpp ja kõik ja et ma arvan, et eks meil kõigil ole, või mitte kõigil, ma loodan, aga paljudel meist on nagu siukseid nadiseid kogemusi mingite nõmedate meestega, ega see mees ju väga tore ei olnud, on ju, nagu ma aru saan. Et sorry, ma nagu spaigiks oma jooki. Ma teen siin väikse reklaamiminuti need Olala vee maitsestajad, mulle maitsevad nii väga, seepärast ma olengi siia endale kõrvale pannud ja vaikselt smugeldan. Aga ei jah, selles suhtes, et said kogemuse võrra rikkamaks ja sa võid ennast tunda vägistatuna või nagu ära kasutatuna või see ei olnud see hea tunne, et meil kindlasti enamustel on. Jah, et tegelikult oleks ju tore olnud, et tahad seda esimest mehe kogemust vaata ja siis oleks mingi äge vaata kogemus, aga said ikk-kogemus, aga paraku nagu ma ütlen, see on kahjuks vist elu osa, et me kõik saame aeg-ajalt neid ikk-kogemusi, et ma ütlen lihtsalt seda, et hea, et vähemalt niimoodigi läks, et pärast oleks mingi siuke homofoob, kes metsa vahel peksa annab, vaata, et nagu see oleks veel hullem olnud. You never know. Aga see, mis nagu ma võtsin üks päev oma sõbra, obviously võite ära arvata, kes mu see sõber võib olla, kes on gei, on ju. Et tema Grinderi lahti, hästi pekis, vaata, kui Tinderis on ikka see näopilt ja niimoodi, kes Grinderis on kuradi persaugu pildid ja mingi, nagu seal on lappes ikka. Sealt sa saad Tinderis ei saagi panna mingi vist ei saa, aga ikka seal on ikka, seal ainult vaatab kuradi vastu. Aga see on ju haige, et kas siis homomehi ei huvita mjuke, öeldakse just, et homosid just väga huvitab välimus ju. Et nagu ma tahan ju valida näo järgi endale inimest, mitte persaugu järgi. No ütleme niimoodi, et Stenile meeldivad ikkagi roti välimusega vennad, vaata, et mida koledam, seda rohkem ta käima läheb. No siis tal ei ole vahet, vaata. Tal ei ole tõesti vahet. Tema jaoks halb õnn on siis, kui tuleb ilus, vaatast. Tal ei meeldi ilusad mehed. Tal ei meeldi ilusad mehed ja näiteks kui mul on nagu mingi ilus mees, ta on mingi Ue Kristina. Ja siis kui mul on mingi koledam mees, siis ta on mingi I love him. Et nagu Kerit. Ja mitte, et mul oleks mingi koledam mees, et kui ma olen mingi, vaatan ise mingi, ma ei tea, et tegelikult ei ole mu tsaip, aga ta mingi kirjutab, et ma ei tea, siis ta on mingi täiega sobib. Aga kui on nagu ilus mees, cancel him. Täiega, siis ta mingi, ja siis ma vaatan see tüüp, kes mulle nüüd viimati meeldis, siis ta oli ka, siis ta on mingi, ei, ta kannab kitsaid Texasi, Kristina Cancel. Oota, see, kelle pilti sa mulle näitasid, see, kelle kohta ma ütlesin, et päris ilus mees ju. Ei, see, keda sa ei salli, see Viiu. See, aga tema ka minu meelest nagu. Ei, ma näitasin saad aru, ühesõnaga mulle meeldis üks tüüp ja nagu ta oli nii kena. Ja siis Malju on nagu mingi, ei ta ei ole üldse kena, vaata. No. Aga ühesõnaga tal on nagu, ta kannab tööl ühte vormi ja siis Malju oli mingi, ei no vormis jah, aga ilma vormita ta ei ole. Ja nagu tigu ilma kojata. Aga ma näitasin siis Sydneys seda videot, mis mul tast on, kus ta on oma töökeskkonnas. Ja siis kõik olid mingi, oh my god, ta on nii hot, aga ta on nii hot. Tegelikult minu arust on hot ka oma tavariietes. Aga see rong on läinud, aga ta on nii hot, oi, ta on nii hot. Ja siis Sten oli ka mingi, ei, ta ei ole hot, sa kujutad ette, ma mingi olen küll, aga ta vist üritas lohutada mind pigem. Tegelikult me kõik näeme, et ta on hot, isegi kõik ausitüdrukud ütles, et ta oli hot. Kõik olid mingi või Gerrit Kristina. Oh my God, I love him. Let's agree to disagree. Ei, nagu selles mõttes meil ongi erinev maitse. Jah,
ja ongi sul hea. see maakler on ka minu maitse. Minu maitse ka mitte nii. Okei, meil on maitsed Malnuga hästi erinev maitse, aga nagu, oota, aga kelle pilti ma sulle näitasin siis? Ma ei tea, mingi ilus kutt oli. Ma ei tea, ma kõlan nagu, ma ise ka ei tea. See, kellega sa ütlesid, et sa oled suhelnud ja see, kes, ma ei tea, mingi kuti pilti sa näitasid mulle. Ilus kutt oli. Aga noh. Kui ma olen siis selle perse keeranud või ma mäletan, kellest ma räägin. Noh, vahet ei ole. Nii, küta. Kusine vale arusaam. Tere naised. Vaat ärge nüüd palun risti lööge ja päris poolearuline ma enda arust ka ei ole. Aga päris täpselt ei saa aru, kuidas minuga selline asi juhtus. Nimelt töötasin ma aastaid tagasi, olles 20-ndates, vanemas kontorihoone majas. Ja ikka sellises väga vanas, kus oli koridori peale ühiskasutatav tualettruum. Potil istudes võtsin alati aega uurida ümbrust ja avastasin, et poti kõrval seinal on mingi kausilaadne toode, kus sees on sidrunilõhnaline kuubik, mida ma siis iga kord kätte võtsin ja nuusutasin. Tapke ära. Kuniks ma sain aru ühel helgemal päeval, kas sa juba saad aru, mis on? Et tegu on pissuaariga, kus hoisu peletamiseks on pandud see kuubik, millele konkreetselt mehed peale kusevad. Ei oska ma öelda, kas ma pidasin seda õhu värskendajaks või milleks, aga kalanaaga ma seda näppisin ja nuusutasin pikka aega. Ma ise naeran sellele mõeldes, aga ma ei ole mitte kellelegi julgenud seda rääkida. Ärge väga judge'ige, jätkake samas vaimus. Ütleme niimoodi, et kui sa ei ole pissuaaris käinud, siis sa obviously võib-olla ei saa aru vaata. Ei no, aga kui sa tead ju, ma ei ole ka pissuaari kasutanud, aga ma tean, milline pissuaar välja näeb. No aga vaata, mina ütlen ausalt, kõik, kes on mind näinud, ma olen see tuim, et kui naiste vetsus on pikk järjekord, siis ma lähen meeste vetsu. Ma pigem lähen meeste vetsu lihtsalt, enamasti neil on savi, ma ei vaata nende šlonge, ma tahan pissida ja ma lähen vetsu. Ja taas neil on alati nagu kabiinid ka, ehk siis ma lähen sinna kabiini. Ei, kükitad see pissuaari kohe. I don't care. I don't care, it is what it is. Ma pigem lähen sinna meeste vetsu kabiini, kui ma kusen ennast täis. Selles mõttes, et siis ma olen ikka nagu näinud, et seal on mingid tablakad, aga niimoodi, kui ma ei käiks meeste vetsus kogu aeg, siis ma ei tea, mitte ma kogu aeg nüüd käiks, aga kui ma ei käiks nii tihti, siis ma võib-olla isegi mõtleks selle peale. Kui sa vaatad, mingi suvakauss ja sa ei saa aru, et see pissuaar on. Samas ma ei ole kunagi näinud ka sihukest WC-d, kus on pott ja poti kõrval pissuaar. Et mismoodi see üldse välja peaks, mismoodi see välja peaks nägema, et kui tulevadki mees ja naine koos, et siis üks istub ja siis teisel on šlong ta silmade kõrgusel väljas. Aga see ei ole mõeldud, et see koos on nagu... et see on lihtsalt ühiskasutatud. Ja, et nagu, et mees saab minna sinna pissuaari ja siis naine. Et nagu, et see on üks lihtsalt. Aga tead, ma kujutan ette, et ma oleks ka võib-olla siuke, et istud selles, hakkad näppima midagi, et nagu ma ei tea. Nuusutad ja näpid kogu aeg. Võib-olla ühe korraga ma kogu aeg ei näpiks ja nuusutaks. Aga nagu ma õnneks olen nii palju tark, et ma nagu ei tee seda. Aga ma olen kindlasti muid lollusi teinud, et me ei judge'i sind, aga ära enam ei tee. Ei pea igal pool kõike näppima, vaata, mida sa ei tea, mis on. Isegi kui see hästi lõhn. Aga seal on siis kuse ja seda sidruni lõhna segu või? Võib-olla see sidruni lõhn on nii overpowering, et nagu matab selle... Ma ei tea. Not judging, aga fuh. Okei, võtan järgmise kirja. Olin 2 aasta pikkuses suhtes, kus elasin koos oma mehega. Juba suhte alguses tegi ta nalju enda hügieeni kohta, aga tol hetkel arvasin, et need on ainult tema lollakad naljad. Hiljem koos olles muutus ta nii lohakaks, et ta välimus muutus väga palju halvemaks. Esiteks pidin ma iga kord oma küüntele tegema tema nime esitähe. Otsesed reeglid küll ei olnud, et ma seda pean tegema, aga kui ma seda ei teinud või mul olid lihtsalt tavalised küüned, siis ta solvus. Soovisin ükskord vastu, et tema teeks juuksuris näiteks minu nimetähe kujunduse ja siis ta keeldus. Ta lükkas juuksurisse minekut kuid ja kuid edasi ja ta juuksed muutusid nii pikaks, et see oli reaalne parukas, Kalevipoja soeng. Teiseks hakkas ta ma ei saa seda, see ei ole reaalne. Teiseks hakkas ta iga õhtu oma persekarvade juurest kakatükke noppima ja viskas need voodisse laiali. See ei ole normaalne. Et ma ärkasin üks hommik kakatükk juustes. Aga loe edasi. Peale kakatükkide noppimise ta tõmbas käega varba küüsi ära ja viskas need ka voodisse. Ükskord minu juures olles oli ta diivani taha need küüned visanud ja mu isa nägi neid ja sai aru, et mina ei tee seda, vaid see mu mees. Ta keelas mehel minu juures käimises, sai nii vihaseks. Teiseks, ma ei usu seda kirja. Aga samas loe seda screenshoti. Okei. Teiseks hakkas ta iga õhtu oma tagumiku karvade vahelt kakajäänuseid noppima ja viskas need voodisse. Ühel hommikul ärkasin üles ja avastasin, et üks selline tükike oli mu juustes.
okei. Sorry, üks lõik on 2 korda olnud. 3. ta sõi oma ninakolle ja veel näris küünenahka, mille samuti ära sõi. 4. ei kasutanud ta deodoranti, kuigi ma palusin tal seda korduvalt teha. Tema sõbrad ütlesid ka, et ta võiks midagi ette võtta, sest ta haises nagu vana rooste. Tema ei kuulanud kedagi, sest tema ei tundnud oma haisu ning ei näinud vajadust kasutada deodoranti. Mul on nendest olukordadest ka videod. Lisan siia isaga toimunud vestluse, kui ta leidis küüned diivani tagant. Ja tõesti, okei, võib-olla siis ei ole fake, kui isaga tõesti see vestlus olnud. Ja, sest Isa screenshot küsib, oli. miks diivani tagune mingi kuradi küüni täis on väga rõve, kes see idioot on? Naine vastab, kust ma tean? Sina istud siin kellegagi, mina ei tee nii kunagi. Saad aru, see tüüp oli vahel siin ja kõik. Väga rõve, ma pean omas kodus mingit sellist jama tegema teiste rõvedust korist. See tüdruk elas siis kodus. Ja siis ta isa kirjutas. Oota, ma tahan seda pilti vaadata, kas see varbaküüs on näha. On jaa, Ja. Pikad jämedad varbaküüs. Nii et nagu see tundus fake story, aga nagu see, vaata, kui ma lugesin seda screenshot'i, siis ma nagu see isa nagu, mul tekkis nagu see, et ma mäletan, kui mingi saad emalt riielda, vaata, et nagu ma ei tea, või nagu, et mis rõvedat inimesega suhtled või mingi selline, nagu ta oli nagu suht kettas seal ikka. Aga ma oleks ka, kui keegi oma varbaküüsi viskab mulle diivani. Aga nagu, mis mõttes nokkis oma persekarvade juurest kakatükki? Esiteks mind huvitab, kui pikad persekarvad siis ühel inimesel on või mis tükid sulle sinna jäävad? Mõndadel ikka, vaata, meestel on ikka, vaata, selg on karvane, perse on ikka karvane, vaata. Okei, osad on jah väga karvane. Ja siis, kui sa ei oska normaalselt pühkida ja. Vaata, meie käime laseris, meie perse on nagu clean as a whistle. Clean as a whistle. Ja kui ma mõtlen, et kui ma oleks meesterahvas, kellel on nagu tõesti nii paksult karvane persevahe, siis sa pead loputama oma perset ju. Nagu, kui sa ei taha neid karvu ära ajada, sa pead ju pesema, sest et mõtle, sa paberiga hõõrudki selle sita endale lihtsalt sinna persekarvade vahele kuivama ja siis sul tekivadki need pudid. Ja siis ta nokibki neid. See on nagu rahustav tegevus tal. Appi kui haige. Ja siis viskad veel voodisse ka need kakatükid. Pese ära oma perse. Ma isegi kujuta ette, Wash your ass. Mis näoga ta selle naisele otsa vaatas. Selles suhtes, et mitte ma aru saaks, aga kui üldse oma kodus kuradi pimedas teki all ja ma ei tea nagu, see on ju piinlik asi. Palju võib perset saab nagu raseerida ka, et kui sul ikkagi nagu selline probleem, et sul on kogu aeg sitatükid perses, siis raseeri see tagumik ära. Või teine asi, kas ei ole üldse loogiline, et enne kui sa magama lähed, mine pese ära ennast lihtsalt. Siis sa ei pea üldse kuskil oma sitatükki, kui sa ei taha oma perset sheivida. Sest ma ütlen ausalt, ma olen elus sheivinud perset ja see on väga-väga ebamugav. Aine laserit ma kogu aeg sheivisin. Jah, aga see on nii vastik, kui ta hakkab tagasi kasvama sügeleb. Alguses on ja see on küll natukene. Paar päeva niimoodi. Ja, aga sellega arvab ära. Pigem see, kui mingi sitatükid perset. Ei, seda muidugi, aga mitte, et ma oskaks ennast pühkida, aga mul on mingi full mul ei olnud nagu mingi ahvi perse, vaata, et full karvas, vaata. Ahvil on just puhas perse, vaata see punane. Auk jah, ümbrus on ikka karvane. Ühesõnaga väga haige, väga nästi ja mul on väga hea meel, et ma saan aru, et see on su eksmees ikkagi, on ju. Sest et see on robustne. Sest et nagu mõtle, kui vaata, sa teed siis asja, näiteks, ma ei tea, näiteks, et ma teen oma mehe kodus seda ja siis ta vanemad on nagu mingi, kes see räpakas on nagu. Ma ei suudaks minna, lähed jõululauda, sa tead, et see nokib näppudega oma varbaküüsi. Või siis, kui elad kodus on ja ema läheb su voodipesu vahetama, kui on sitatükk on voodi täis nagu. Nästi. Ühesõnaga, ma ei tea, mul tekib jälle hirm, et mõtle, kui mu tütred kunagi peaksid tahtma mingit kutti koju tuua, mis ma teen? Küsin üle, et sa ikka perset pesed või kui küünetangid on olemas või? Ja pead ise hakkama oma lapse peikat välja õpetama, kuidas hügieenid nagu. Vaata, siis kui me käisime Andrei Reactis ka, siis seal, vaata, me rääkisime perse pesemisest. Andrei on mingi, mulle tundub, et see on fake kiri, et kõik ju pesevad. Ja siis ma olin mingi, et Andrei, et nagu mõndadel ei ole seda hügieeni 101 nagu selge, et nagu see ei ole nagu meie jaoks loogiline, ei ole paljude jaoks väga loogiline. Ma ei tea, jah. No ühesõnaga, that was horrific. Ja jätka. Ja tegelikult oli väga traumaatiline ja PTSD võib väga hullu. Mõtle, kui järgmine peika tuleb, siis saad mingi ega sa oma sitta ei noki perse. Vend on mingi, mida sa ajad? Võmbavend. Tere naised. Mõtlesin, et räägin teile oma ühe suhte kogemusest, kui seda niimoodi võtta saab. Nimelt käisin suve alguses emaga Pariisis reisil.
aga kuna mu ema erinev peohing pole ja mina kavatsesin reisist maksimumi võtta, siis tegin sinna jõudes kohe Tinderi lahti plaaniga õhtuks kaaslane leida. Sellega kaua ei läinud, leidsin nägusa jutuka noormehe, kellega õhtuks teedi kokku leppisime. Oletan mu jutu jaoks, et mehe nimi oli Mihkel. Õhtu saabudes sättis ennast valmis, jõin julgustuseks pudelikese veini ja seadsin sammud Mihkli auto poole. Kõik sujus väga hästi. Mihkel oli päriselus veel kenam ja jutt sujus nii, nagu me oleksime üksteist juba ammu tundnud. Käisime ilusas mereäärses restos söömas ja pärast näitas ta mulle veel kohalikku ööelu ja ümbrust. Kõik tundus nii ilus, täpselt nagu Dream Date võiks välja näha. Asi liikus kiiresti edasi ja järgmine hetk leidsin ennast auto tagaistmelt. Üks asi viis teiseni ja kuna auto oli suhteliselt kitsas, tegi Mihkel ettepaneku ta sõbra juurde minna, kuna too sõber polnud hetkel kodus. Mõtlesin, mis siis ikka juhtuda saab ja kuna olin piisavalt hoos, nõustusin. Sinna jõudes pikka pidu polnud, Mihkel juhatas mu kohe diivanile ja mõtlesin, et no nüüd läheb andmiseks. Kui riided juba sellest lendasid, teatas ta järsku, et tal pole kondoome ja ilma kondoomita on tal valus nussida, aga ma võiks ju niisama suhu võtta. Või jõudnud isegi reageerida, kui see vend juba oma paljavõmba välja tõmbas ja sellega mu näo ette vehkima tuli. Keeldusin. Selle peale hakkas ta mind anuma ja paluma, kui väga see mulle meeldida võiks ja luges ette 100 erinevat põhjust, miks ma ikka proovima peaksin. Üks põhjustest oli see, et ega me ju ilmaasjata ta sõbra juurde ei tulnud ja ma võiks midagi vastutasuks ka teha. Mina aga jäin oma keelduvale vastusele kindlaks, mille peale Mihkel solvus. Mu kõrval istus ja pihku tagumakkus. Ma kujutan, et mossitad ju. Jaa. Nii pahane ka. Käsi käib. Frown upside down. Don't forget the fact, et ma olin ikka veel seal kõrval täiesti alasti lootuses keppi saada, samal ajal kui see vend oma seent toksis. Pärast 2 minutilist etteastet tegi mulle põsele musi, pani meid mõlemaid riidesse ja viis mu hotelli tagasi. Enne autost välja astumist küsis ta veel, kas homme tulen jälle. Ei aitäh, ausõna. Mihkel siiamaani kirjutab mulle vahele, et igatseb mind. Täpselt ei mõista seda, et mu kõrval pihku taguda. Mina aga sain aru, et need ühe suhted pole minu teema ja tõstpidi istun ikkagi kuival. Teile jõudu ja jaksu. No ma ei tea, ma ei saa isegi sellest tõesti, miks see mees uuesti nagu taga kohtuda soovis, kui... Äkki tal seekord oli kondoom kaasas? Aga mis tähendab ilma kondoomita on valus nussida? Mul pole elu sees. Just nad on vastupidi, et ma ei saa kondoomiga. Mul on liiga suur, see ei lähe ümber, vaata. Ja, ausalt. Kalle, ma saan selle kondoomi endale pähe tõmbata ja sul on järsku liiga suur. Võib-olla tal on suurem. Okei, siis küll. Aga ei, ma ei kujuta ette. See on nii cringe. Eriti vaata, kui mitmes kirjas meil on see, kui mehed hakkavad anuma. Anumine on nii känd seal. See on nii kringel, aga ma ei saanud sellest aru, et... Pliisukas. Please, no palun. Kas võin ainult otsa sisse? Aga ma ei saa aru, miks see naine paljalt kõrval edasi seisis ja ootas, kui ta lõpetas. Ma arvan, et see käis, ta ütles, et see oli 2 minti. No jaa, aga 2 minutiga ma oleks ammu riidesse pannud. Siis istud seal niimoodi. Aga see ongi šoki seisund, sest et keegi hakkab kõrval, saad nagu mingit fuckist, nagu, sest et meil on siin jälle lihtne diivanil, ma oleks küll riidesse pannud, aga kui keegi reaalselt sul ikka kõrval pihku taob, siis... No kui sa hakkaksid siin pihku taguma, siis ma tõuseks püsti ja lahkuksin lihtsalt, ma oleks nagu I think you need your privacy, vaata. Mis ma istun siin? Ei, aga kui me paneme tatti ja siis ma hakkan, vaata, saad ise ka juba mingi, ja saad ise veel naked ka, saad mingi, siis sa tõused püsti ja lähed välja, et saad ise veel ei taha teist häirida. Ja, saad mingi ja ta lootsid äkki ta ikkagi nagu, äkki ta natuke paneb pihku ja siis ikkagi jätkavad oma, ta ütles, et ta istus lootuses keppi saada. No, mõtlesin, et nagu kaua sa istud seal vahid, kuidas te solvunult pihkuda. Mossitad ei vaata ka. Mõtle, kui haige, et nagu, kui te tegelikult kuulate praegu seda podcast'i, et kui haiged kogemused mõndadel on. Väga haiged. Aga meil on ka endal väga haiged kogemusi. Aga mu sõbrannal oli sama, oh my god, ükskord niimoodi, et tal oli nagu põiepõletik midagi ja siis tal nagu mees nagu kutsus külla ja siis ta oli mingi, et okei, et nagu ta läheb, mõtles chill vibes, onju. Aga siis soovist, et see mees tahtis nagu midagi tõsisemat, onju. Nussida. Mitte tõsisemalt suhet. Jah, nussida. Ja siis mu sõbrann oli mingi, et ma ei saa, et nagu põletik või noh, et nagu, et I don't feel good, ma ei saa. See on tal oli okei, võttis ka võmba välja, hakkas kõrval pihku taguma ja siis vaatas talle siis samale sügavalt silma. Ja siis mu sõbrann oli mingi, I feel violated, aga siis ta oli mingi, okei. Ja siis ta lõpetas ära ja siis ta oli mingi, kas tahad mu kassi veel näha? Ma olin mingi, et mõned inimesed, see oli ka nagu välismaal, vaata. Aga the audacity'st ma jällegist, ma saan aru, et me ei saa öelda, et mehed ainult on ju, aga ma ei kujuta ette olukorda, kus naine lihtsalt nagu eriti suht suvaline inimene ka on ju,
kutsud mingi kuti endale külla ja siis oled mingi, kuule, ega sa ei pane pahaks, kui ma kiirelt endale lahti tahan. Et nagu teine istub sul seal diivani aga peal. see on vist nagu välismaa meeste teemas, kui ma mõtlen, et see kiri oli välismaal ja siis mul sõbrannal juhtus see olukord kunagi nagu välismaal. Et siis, et Eestis ma ei tea küll sellist olukorda, et mingi mees peab. Või siis need välismaa mehed ongi need, et see on mingi suvakas, ma ei näe teda kunagi ja siis ma võin tunda ennast vabalt. Ja ei saa samal ajal silma vaadata. No väga näesti, jah. Vaesekesed. Mis elu te olete pidanud kõik ja kõige see, kui sa ise olid nagu valmis nagu kuradi keredeks keppi saama ja siis ei saa, pead vaatama, kus keegi pihku tahab kõrval. Mõttetu. No nii, oi jumal, kui pikk kiri see on, aga no kütame. Tere, Malju ja Kristina. Vaata, seal on Boldis, sealt võib edasi lugema, aga see esimene osa, vaata, saame arutada pärast. Okay. Mina olen üks nendest naistest, kes pidi enne talu alla saamist oma tühja sõrmuse sõrmega korduvalt lehvitama. Minust järjekindlam ja julgem oli aga mu tädi, kes mu mehele ikka ja jälle puid alla pani, kui see teema jutuks tuli. Meil oli selleks hetkeks juba 2 last, kes kandsid isa perekonna nime. Mida rohkem see tädile ette jäi, seda rohkem hakkasin ka ise tundma, et tahan ka päriselt meie perre kuuluda. Joh imet, lõpuks see agressiivne pealekäimine mõjus. Peale 3. lapse eostamist sain ma kauaoodatud ettepaneku osaliseks. Aga nagu ikka, meie peres ei lähe asjad päris klassikaliselt. Mees käis sõrmust ostmas koos meie 3,5-aastase tütrega. Kui mees korraks toast välja läks, jooksis tüdruk minu juurde kotikesega, ütles, emme, issi ostis sulle sõrmuse. Ma palusin tal kiirelt asi tagasi viia ja teeselda, et midagi juhtunud. Fail. Sama õhtul tuli tütreki uuesti sõrmuse jutuga lagedale. Õnneks oli tema jutt nii segaselt sõnastatud, et sain näo teha, nagu ma ei saaks mitte midagi aru. Fail. Andsin tol ajal hommikuti trenne ja jõudsin juba tööl kolleegile hõisata, et oh my god, mu mees ostis sõrmuse. Keskpäeval koju jõudes oligi mees sõrmusekarbiga ootamas. Roosilehti maas ei olnud, küll aga hunnik tüketatud salvrätikuid, mida ta viimasel hetkel siiski põrandalt kokku korjas. Selgus, et need ei näinud sugugi nii romantilised välja kui rooskroonlehed. Fail. Kas ta laskus põlvili ja küsis, kallis, kas sa tuleb mulle naiseks? Ei. Ta osutas laual olevale sõrmusele ja ütles midagi stiilis. Noh, mis ütled? Mina pidin siis teda ise natukene suunama, et ikka põlvili ja ilusti palun. Fail. Sõrmuse osas olin talle juba kuid varem vihjeid andnud, pood, suurus, stiil. Kahjuks oli mul suurus valesti meeles ja see konkreetne eksemplar, mida tahtsin, jäi ostmata. Minu soovitud klassikalise 1 kiviga sõrmuse asemel valis ta 3 kiviga variandi, mis talle endale meeldis. Fail. Ettepanek toimus esmaspäeva keskpäeval. Šampusega tähistada ei saanud, mees pidi tööle tagasi minema ja mina olin, kuigi veel enda teadmata, rase. Super alternatiiv oli Elsa ja Anna laste šampus. Fail. Kõigest hoolimata olin ma siiski äärmiselt õnnelik ja ütlesin mõistagi jah ja räägin seda lugu rõõmuga. Hard feelings eid mehe vastu pole, pigem vastupidi. Abiellusime sama aasta septembris. Olin selleks ajaks juba väga rase, aga vähemalt sündis meie 3. laps ausa abielusisese lapsena. Sõrmusest veel nii palju, et kuna mehe valitud sõrmus oli vasakus käes kandmiseks liiga suur ning seda ei saanud ka väiksemaks teha, pidin kahjuks sõrmuse välja vahetama. Nii sain lõpuks ikkagi oma 1 kiviga nunnu. Et see samm minus natuke süümekaid tekitas, otsustasin mehe valitud sõrmuse meile esimeseks pulma-aastapäevaks kinkida. Nii et jah. Ja ühesõnaga ja see ülejäänud tekst oli, et me ei loe seda tervet ette, aga põhimõtteliselt see pulm oli siis põhimõtteliselt nagu pere ei teadnud ja notaris ja siis tal tädi lendas kohale ja tegid väikse mingi tänavapikniku kuskil afterpartile, et ütleme, väike pulm oli ja niimoodi onju. Aga nagu kogu see kiri, kui ma lugesin seda, siis ma mõtlesin, et appikene, kui nagu see on nii red flag kõik. No tead, mina mõtlen lihtsalt seda, et vaata, kui seal mehel oli juba 2 last olemas selle naisega, siis ma arvan, et see oligi jällegi see asi, et see ei olnud nagu temale oluline. Ja kui naise tädi surus, naine ise surus, et näha on, et mees tegi seda ju selles suhtes vastu tahtmist on ju. Aga see nagu, sorry, aga nagu võib-olla ma ülekohtune, ma olen pikalt valaine olnud, ma ei tea, kuidas see suhteelu käib, aga kui keegi, isegi Mallu parus ilusamini mu kätte, te näete seda saatest on ju, aga keegi ütleb ja näitab sõrmuse peale, siis see on tõmba nahkusid.
tead, ma arvan, et see ongi see, et nii paljud Kui ma mehed pean ütlema, mine põlvili ja palun, nagu, ja, et see ei ole, see ei ole nagu, nagu romantiline, mida sa ootad, onju, aga samas ma olen aru saanud, et väga paljud Eesti mehed ongi nagu emotsionaalselt siuksed natuke mühkamid, et võib-olla tema oma peas oligi, et noh, näed, et said oma sõrmus on olemas ja võib-olla lähed nii errorisse, et siis oled mingi noh, näed, said, mis tahtsid. Et ma ei tea, minu jaoks jääks ka natuke võib-olla sitamaik suhu, aga samas noh, ma eeldan, et see on hea mees, neil on nüüd 3 last ja tegelikult ta pulmadega jäi rahule, onju. Et võib-olla see ei olnud täpselt see, mida see naine nagu ootas ja unistas. Ja ma arvan, et see võib natukene noh, mingit määral pettumust ikka tekitada, sest et olgem ausad, abiellumine on noh, üks osa sellest on ju, see on mingi sihuke kindlustatuse tunne ja mis iganes, aga kogu see käe palumine, see romantika ja see ootamatus, see on tegelikult nii suur osa sellest, vaata, ja see põhimõtteliselt võeti ära per se onju. Mina näiteks ei saanud ka sellest aru, et miks ta lapsega koos käis sõrmust valimas, eriti veel 3,5-aastane laps, kes ei saa saladuse kontseptsioonist ju absoluutselt aru, nagu kindel laks ju, et ta räägib välja või nagu. ja. Aga noh. Et see on nagu, ta saatis perepildid ka, väga armas pere oled, väga ilus naine oled. Lihtsalt vaata siin pildi peal ka vaatad, et mees tundub nagu tõsine ja ta ise on nii nagu vaatad, nii armas naine. Aga võib-olla ongi vaata, et tavaline Eesti mees ei ole nagu suurem asi, mingi romantik on ja ei oska siukseid asju. Nüüd naine ootab, tädi ka veel surub takka onju ja siis tekib vaata, ei oska olla selles olukorras. Et noh, ma ütlen lihtsalt, kui on muidu tore mees, noh, tead, vähemalt said, mis tahtsid ja said oma sõrmuse ka nagu tahtsid ja. Kui sa oled ise happy ja sa ütlesid no hard feelings meie vastu, siis küll, aga minul oleks hard feelings. Meil on sinu ees siis hard feelings'id. No nii, ei ole ühe suhte inimene. Tere, palun minu nime saates mitte mainida. Olen olnud teie saadet kuulamas tänu oma elukaaslasele ja tahan jagada lühidalt ühte lugu umbes 10 aasta tagusest ajast. Kohtusin siis Tinderis ühe niiuga. Ta oli tõesti kena ja tore, meesterahvas kirjutab, väga meeldiva iseloomuga. Käisime mitmel kohtingul ja juba esimesest hetkest peale rõhutas ta, et ühe suhted teda ei huvita. See tuli jutuks pea igal korral, isegi siis, kui mina seda teemaks ei võtnud. Kuid ei olnud kindel, kas lõpuks ta ise sellest aru sai. Ühel hetkel leppisime kokku, et teen talle enda juures õhtusöögi. Valmistasin korraliku söögi, magustoidu ja veini. Õhtu oli meeldiv, juttu jätkus kauaks. Kui kell juba hiliseks läks, pakkusin talle taksot, aga tema ütles, et võib ööseks jääda. Mina pakkusin talle voodit ja olin valmis ise diivanile minema. Aga tema arvas, et voodi on piisavalt suur kahekesi magamiseks. Magame jäime kõrvuti, midagi ei juhtunud. Öösel aga ärkasin selle peale, et korduvalt ta puudutas, krabas ja mudis mind intiimselt. Kuid ei teinud sellest välja ja üritasin edasi magada. Eriti külm. Hommikul avastasin, et ta oli mu püksid osaliselt ära võtnud ja alustanud suuseksiga. See tuli mul ootamatult, aga ma ei teinud sellest probleemi, kuna see oli hea. Kui pärast uurisin, miks ta nii tegi, siis selget vastust ei saanudki. Hommikul tegin talle hommikusöögi ja vestlesime edasi. Hiljem diivanil jõudsime lõpuks vahekorrani ja tema käitumine oli palju vabam ja kirglikum, justkui oleks loom puurist välja lastud. Hiljem viisin ta autoga koju. Sõites vestluse käigus vabandas ta, ütles, et ühe suhted talle tegelikult ei sobi ja ei teagi, miks see kõik nii läks. Aga see ei jäänud ka viimaseks korraks meie vahel. Ja kas see on siis ühe öö suhe? Ja siit mu küsimus, mis küll naiste peas toimub? Lisaks üks teema idee saatesse. Võiksite rääkida sellest, kuidas mehed ja naised suudavad üksteist manipuleerida nii vaimselt kui füüsiliselt. Sageli ei saadagi aru, et ollakse juba mürgises või vägivaldses suhtes. Tegelikult oleks vaja sellisest olukordast kiiresti välja astuda ja end kaitsta. Ütleme niimoodi, et nagu võib-olla ta lihtsalt, mulle ei meeldi ühe suhted, et ta ütleb, ma ei ole libu, vaata. Ja ma ise mõtlesin ka, et see tundub rohkem nagu noh, et sa tahad nagu teada anda, et I would never, siis kui sa selle ära teed, siis sa mingi, tegelikult ma ei ole tavaliselt. Ma tahan veel sinna, et nagu mul ei sobi ühe suhe, vaata mul. Jah. Et vaata siit ei loe ju välja, et kui kaugele siis see suhe nagu arenes või mis asja sealt sai ja ma saan aru, ühe öö suhteks ei jäänud, aga vastuseks küsimusele, et mis toimub naiste peas, ma arvan, et ta lihtsalt üritaski daamilik olla. Jah, et ma ei harrasta ühe suhteid. I would never. Mina ka ei harrasta, mul on 2 miinimum. Nagu it doesn't work like that, et ühe korra. Aga kui väga sitt on? Sitt on, siis jah. Siis üks maks. Aga nagu keegi küsib, siis ei ühe suhteid ei harrasta. Ei. Ma ei lähe isegi nagu võõraga niimoodi, aga lihtsalt nagu, et nagu kui me juba, meil on nagu tore koos olnud, et miks me seda ainult ühe korra teeme, et let's keep this fun going. Jah, seda küll.
aga see lõpp, et kuidas mehed ja naised suudavad üksteist manipuleerida ja siis ei saadagi aru, et olla mürgises või vägivaldses suhtes. No aga see ongi, mehed ja naised mõlemad suudavad seda teha ja siin mingisugust nõuandet, et on vaja kiiresti välja tulla ja ennast kaitsta. Me oleme sellest 100 korda rääkinud, et see on otsus, mida sa pead ise tegema, sa pead ise seda nägema, ise sellest aru saama ja siis selle otsuse vastu võtma. Teised võivad seda pealt näha, sa võid lugeda selle kohta, sa võid, ma ei tea, 10 kohast kuulda seda, aga ei ole midagi teha. Kahjuks on võib-olla mingi asi, mida inimesed peavad ise elus läbi kogema ja siis on selle võrra nagu edaspidises elus targemad. Täpselt, et oskad neid märke juba varem näha. Jah, et muidugi sa peaksid kiiresti nahku ei saama, aga no kahjuks alati ei juhtu nii. Iga kord ei vea ja. Nii, mina. Hilinenud. Jah, issand, kui pikk see on. Sina oled need pannud need kirjad. Sorry. Nii, teistmoodi politseilugu naabritega. Tere, daamid! Kuulan just teie naabrite osa ja Kristina naabrite kogemuse peale tuli just meelde väga äraspidine kogemus 3 naabrimutiga. Kõik olid üksikud vanad naised. See juhtus umbes 20 aastat tagasi, kui olin ise vanuse poolest 20-ndate alguses. Olin eelnevalt 4 aastat elanud Tartus, kuid ülikooli lõpetamise järgselt olin sunnitud kolima Tallinnasse, kuna leidsin siin töökoha. Elasin ühe paneelmaja 2-toalises korteris viimasel korrusel. Olin tegelikult oma vanuse kohta väga eeskujulik. Kell 10 läksin teki alla, lugesin tunnikese ja jäin magama. Hommikul oli vaja ju tööle minna. Üldiselt läksin reedel peale tööd Tartusse, kuna kõik sõbrad oli jäänud sinna ja Tallinnas ma üksinda nädalavahetust veeta ei soovinud. Üldiselt tulin pühapäeval magamineku ajaks koju ja nõnda see nädal jälle algas. Olin mõned head kuud juba nii tööl käinud, kui ükskord koju tulles ja ust lahti keerates avas oma ukse ka naabrimutt number 1. Ta teatas mulle, et minu alumine naaber, naabrimutt 2, käib ühistus mööda korterit paberiga, kuhu kogub allkirju, et mind välja visata. Sest tema sõnul olid minu juures pidevalt öösiti peod, lärm ja ma tassivad sinna pidevalt mehi. Ta olevat juba 2 korda mulle politsei kutsunud. Vahepeal jõudis koju ka naabrimutt number 3, kes elas teisel pool minu kõrval. Noogutas kaasa ja mõlemad ütlesid, et nemad lõid ukse mu alumise naabri nina ees kinni ja ütlesid, et neil minuga probleeme ei ole ja nad ei tunnegi mind. Ma kuulasin suu lahti ja mõtlesin, no tõesti, mul polnud Tallinnas sõprugi, kellega ma siis oleks pidanud pidutsema. Ja ainus mees, kes seal käinud oli minu isa, kes ühtlasi oli korteri omanik ja aitas seal asju sättida. Politsei pidi ta küll kutsuma siis, kui mind kodus polnud, vajas ta lihtsalt udujuttu. Otsustasin minna alla naabrimutt number 2 juurde ja küsida, mis probleem tal täpselt on. Läksin, koputasin ja ta isegi avas ukse. Küsisin ta käest, et mis toimub, miks ma sellist asja kuulen. Ma ei ole ju pidutsenud ega teda kuidagi häirinud. Naabrimutt number 2 sattus väga ärevusse ja hakkas kokutades selgitama, et tema ju ei tea mind ja tema ei tunne mind, aga tema ukse taga käis politseinik minu kohta küsimas, et kes ma olen ja nii. Siis sähvatas mul ja kogu pilt sai selgeks. See töökoht, kuhu ma läksin, oli politseis ja 20 aastat tagasi sisaldas uue ametniku taustakontroll ka naabrite küsitlus. Loomulikult ei ütle politseinik, miks ta minu kohta uurib. See võib vastuseid mõjutada. Ja sattus siis just selle õige muti otsa muidugi. Rääkisin mutile, et tema käest käidi küsimas ilmselt sellepärast, et läksin hiljuti politseisse tööle. Naabrimutt number 2 pidi infarkti saama selle jutu peale, ütles ei, ta ütleski politseinikule, et ta ei tunne mind. No mida iganes, vähemalt saabus vaikus ja rahu. Lisaks see konstaabel, kes tausta kontrollis, helistas mulle mõne aja pärast, et oma raport lõpetada. Küsis, et kas ma ikka tean, et selles korteris, kus ma elan, on tapetud 3 inimest. Ei teadnud. Õnneks ma enam ammu ei ela enam seal. Töötan siiani politseis, seega Mallu tänks, et trahve saad. Ma saan kogu aeg trahvi, jah. Kas ta näeb siis, et sa saad? Ma ei tea. Lol, ta vist näeb. Lol. Keeping the police. Kusjuures mina ei saa üldse trahve. Ma saan parkimise eest kogu aeg trahvi ja ma olen saanud ka vaata see masin, mis teeb pilti, seal on ka saanud. See kiir. Jaa, sest et mul reaalselt, ma ei saa aru, kuidas ma veel nii loll olen, et sama koha peal ka, aga mul maja lähedal, vaata kus see Rimi on, see suur Rimi, seal juures on mingi nii nõme koht, et nagu korraga on 70, siis pumm, tuleb 50 ja kohe tuleb see masin otsa ja ma olen seal nii mitu korda trahvi saanud. Sest elan politseimaja kõrval ja ma ei saa trahve. Ma räägin, mul on ainult politsei kogu aeg ümber ringi. Ma räägin, võtan hommikul kohvi on politsei, sõidan kuskile, tulen podcasti, mul on vähemalt nagu kogu aeg on nagu, kuna ma sõidan sellest mööda kogu aeg. Linna sees sõidan, ega ma siis ka ei ületa selles suhtes kiirust.
Ei, tähendab ei. Aga mul on lihtsalt see, et vaata, ma ütlen, see on see, kui see muutub, vaata, on kogu aeg 50, no okei, loomulikult võib-olla natukene siia-sinna, aga päris niimoodi ei ole. Sul ei ole veis sees või? On ikka. Mul on kogu aeg veis sees. Ma sõidan nagu aga ma ei vaata seda kogu aeg. ma ei kihuta nagu mingi crazy'lt, onju, aga ma ei uimerda ka, vaata, et ma sõidan nagu mingi 55-ga, vaata. No see on, mis see on, liiklusvool või? Jah, et mina ei hoia seda liiklusvoolu kinni, et mina olen nagu let's go, onju. Aga kusjuures mina ei saa kuna ma viimati nagu, ma ei saa. Mina ise ei saa, jah. Ma olen tubli liikleja selles suhtes, aga ma ei hoia liiklusvoolu kinni. Ma olen nagu tegelikult harjunud. Mina olen ka nii tubli, ma tahan, et kuradi läbi veel kiiremini. Ei, see on aus. Ja muuseas parkimisega on mul see viimased korrad, miks ma olen trahvi saanud, ma olen unustanud lihtsalt parkima panna, sest mu aju on nii nagu kuradi lühikene, et ma mäletan, sõidan sisse, vaata näiteks see Snap või mis see on, seal on nagu suur silt on ja ma mingi okei, kohe kui ma ära pargin, ma panen pargin ära, lähen sisse, kõik, unustatud igaveseks. Ei, mul on ka see uus Snapi, vaata, kui me käime pediküüris või seal pomskelis. Siis seal ma sain ka, kui see tuli, vaata uus, ma ei sain ka kohe trahvi, sest mina ka kahjuks. Aga jah, aitäh Mallu, et trahvi saad ja meie riiki üleval pead ja muidugi. Kanna kõigile 10 tonni. No, ei tea, kas on vaja. Ja siis ma võtan viimase kirja, salajutt sõprusest. No nii. Hei, mul pole mingit suurt skandaali ega saladust jagada, aga mul on üks mõte, mis on südames juba kaua olnud ja mida teiega jagada tahaks. See pole võib-olla klassikaline salajutt, aga minu jaoks siiski midagi väga isiklikku. Ma lihtsalt tahan öelda, et mul on tohutult meeldib vaadata, kuidas te omavahel suhtlete. Nii vabad, nii vahetud, nii naljakad ja samas nii ausad. See, kuidas te teineteist tajute ja täiendate, on lihtsalt nii äge. See sõprus, mis teie vahel on, see paistab läbi. Ja ausalt, ma arvan, et just see ongi teie podcasti suur edusaladus. See, et kuulaja saab päriselt tunda, saab päriselt tunda seda sõpruse tunnet, mis teil on. Aga ma ei ole kunagi ise sellist sõprust kogenud. Olen nüüdseks umbes 40 ja mitte kordagi elus pole mul olnud kedagi, kellele ma saaksin nii päriselt avaneda. Juba lapsest peale olid mu sõprused kuidagi pinnapealsed. Mul on alati palju inimesi ümber, pidusi, seltskonda, melu, aga sügavust polnud. Ja tagantjärgi tunnen, et pigem ma lihtsalt kasutasin neid inimesi selleks, et mitte üksi olla. Mitte kunagi jaganud oma sügavamaid tundeid mitte kellegiga. Ja nüüd täiskasvanuna on mu elu üsna vaikne. Need vanad sõbrad on kadunud mu elust, mõnda näen veel Facebookis, aga ei suhtle. Mõnikord leian endale uue sõbranna, kellega vahel suhtleme, aga ausalt, ma ei taha igapäevaselt kellegiga koos olla. Mulle piisaks, kui korra kuus keegi tuleks, lobiseks niisama, limpsaks natuke siidrit ja läheks oma teed. Rohkem ma jaksakski. Ja kuigi ma tunnen kadedust, kui ma teid vaatan ja kuulan, siis mitte sellist halba kadedust, vaid just sellist vau, kui ilus see on. Siis samas ma tean, et mina ise vist ei oskakski selline olla. Lihtsalt tahtsin teiega seda mõtet jagada. Olete väga ägedad. No see on küll nüüd siuke kompliment. Mäletad, kui vahepeal meil tuli kogu aeg neid kirju, et teie vahel on pinget noaga lõigata. Ja, ja see blond tšikka oli mingi, et nende sõprus saab varsti läbi ja et see ei ole päris sõprus ja niimoodi, et nagu selles mõttes, et eks nagu selles mõttes me oleme inimesed, eks meil on ka mingid, me ei mõtle kogu aeg näiteks samamoodi, kuigi enamasti me mõtleme, aga vahepeal meil on nagu, näiteks kui mina arvan, et keegi on ilus ja Mall arvab, et ei ole, siis meil tekib võib-olla natukene. Aga no võib-olla ongi see, et eks meil on olnud selliseid õhtud, kus me nagu, kuidas see nagu avaned ongi, et me tahan nüüd jälle mingi joodikut ajada, et kus me oleme ennast mingi maani ja plämmi joonud ja siis räägimegi nagu kõikidest oma sise mingist tunnetest, emotsioonidest, mõtetest. Ja kui sa juba korra seda teinud oled, siis edaspidi sa ei pea juba mälus kõrma. Jah, et siis sa saad seda, et meil, kui me tuttavaks sai, no meil vist tekkiski sügav sides, me esimest korda, kui me tuttavaks sai, me jõimegi ennast plämmi, me rääkisime kõik oma lapsepõlvetraumad ära, kõik traumad on ju, kõik eluasjad ja sealt edasi oli nagu ainult lihtne ja tore. Lumme kusta, jah. Et selles suhtes, eks mina ise arvan ka, et meie nii-öelda podcasti edu seisneb selles, et esiteks me oleme ise nii avatud üksteisega ja rahvaga ja me nagu ilustavad, me oleme niisugused toored ja. Aga tead, ma arvan, et selle sõprusega on samamoodi, nagu me enne rääkisime meestega, et vaata, osadega käib see klikk ja osadega ei käi, et selles suhtes, et ma pean ennast küll selliseks inimeseks, et ma võin suhelda basically ükskõik kellega, et mul ei ole nagu seda, et ma ei oska midagi rääkida, küll ma mingit suvalist ikka suust välja ajan, kui väga vaja on, onju. Aga see ei tähenda, et ma kõikide inimestega, kellega ma nagu suhtlen ja ma kohe tunneks, et ma tahan mingi, ma ei tea, best friend ja saame kogu aeg kokku, et mina ei ole ka väga siuke, et ma kogu aeg tahaks kellega koos nagu hängida, vaata, mõni on iga päev, saame kokku, helistame 15 000 korda. Pole seda, mulle piisaks ka väga vabalt sellest, kui ma aeg-ajalt saame kokku, no umbes nagu meil see pump it up seltskond on ja.
väga tore. Oreo. Oreo, okei. Pumpin up'is mind pole. Oreo. Et nagu me ei suhtle mingi igapäevaselt non-stop, aga noh, saame kord kuus, paari kuu jooksul ikka istume päriselt kuskil maha, teeme väiksed söögid, väiksed joogid, et see on nagu tore. See on nii fun seltskond. Ja mul on ka näiteks, et mul on hästi palju tuttavaid, kellega ma saan väga hästi läbi. Ma olen ka täpselt nagu sina, et ma suudan kõigiga mingi vestlusteema leida, et sellepärast näiteks minuga date'il on ka hea lihtne käia, et isegi kui see on nagu, ei oleks tegelikult hea date, kui üleüldiselt, siis ma ikkagi teen see nii palju lõbusaks, et ma räägin. Sa entertainin ja siis we'll never see again, aga ma oskan kõigega nagu rääkida milleski, et nagu, et halba date'i ei tule. Aga samas ongi nagu see, et sõpru mul on nagu mingi, kes teavad päriselt, mis mu elus toimub, on ikkagi nagu käputäis, kes on nagu lähedased sõbrad, on ju. Et see, et tuttavaid on palju, on nagu, ma arvan nagu see, et sõltub, mis inimene sa oled. Aga ma just üks päev mõtlesin ka, et meil ikka vahepeal tuli, nüüd ei ole nii palju tunda, aga vahepeal ikka tuli kirju, et ma olen mingi 20+ naisterahvas ja ma ei tea, kust nagu täiskasvanu east endale sõpru leida, sõbrannas ja nagu seda kõlab nagu eputamisena, aga praegu ma mõtlen, et näiteks kirjutab, et mul on hea mees ja niimoodi, aga ma iga kell valin selle, et mul on nii lahedad sõbrad, nagu mul praegu on see, kui see, et mul on mingi peika, iga kell võtan, et mul on ägedad sõbrad. Aga muidugi mõlemad on veel parem. Parem on, kui on veel mõlemad, aga vähemalt ma arvan, sõbrad on juba väga suur esimene samm. Sest et ma tean, vaata, et ongi, et keegi kirjutab, mul on ideaalne mees, mu mees käib oma sõpradega, ma istun üksi kodus, mul ei ole mitte kedagi. Sõprus on natuke nagu teine asi ka, et ma saan väga hästi aru, et su abikaasa võib olla su parim sõber ja mis iganes ja ma tunnen Märteni kohta sama, aga mingi asi on ikkagi see girl talk, vaata, see on teine, jah, ma võin neid asju rääkida Märteniga, aga ma tean, et ma ei saa mingi, oh my god, sa ei kujuta ette, ta ei ole kunagi, oh my god, tell me, vaata, et ta võib kuulata mind, aga tal ei ole seda kossimaiasust, intensiivsust. Täpselt, et ta kuulab ära ja see on sellepärast ongi, et nagu kui sa oled nagu naine ka, et siis sul tahad, ongi, et seda nagu võtab meest igale pool kaasa, tahadki sõbrannadega lihtsalt mingi kossida ja mingi veini juua, chill vibes, et see on nagu palju parem, aga ei nagu ideaalmaailmas võiks olla sõbrad ja hea mees, aga võiks olla ka nagu sõpru ja no mina ütlen alati, mina olen oma sõbrad kõik tööd leidnud ja ma olen nagu ikkagi see, et mõnega seal lihtsalt tekib see klikk ja siis sa hoiad sellest kinni ja klammerdud selle külge. No, kui leiad hea sõbra, hoia 10 küünega kinni. Täpselt ja nagu mõelgegi selle peale ka, et mina ja Malju ka ei näe ju igapäevaselt või nagu ikka nagu vahepeal me ei kirjuta isegi mingi mitu päeva, vaata. Jah, kui mul ei ole midagi, vaata me oleme ühes chatis ka, et nagu selles suhtes ja me oleme sotsiaalmeedias ka, et nagu kui midagi ma näen su story'dest, ma näen sinul ka, mis ma eietan, et kui mul midagi juhtub või nagu siis ma ikka aeg-ajalt saadan sulle voice'i või midagi, aga ei no me ikka voice'ime, räägime, aga vahepeal ongi tõesti, et nagu lihtsalt mul on 3 päeva kodus haisen, no mis ma siis kirjutan? Ja, et ei ole iga päev midagi öelda, on ju. Jah, et selles samas mõnikord oleme suvalist juttu ka, et näiteks ongi mingi haisen 3. päeva, siis ta mingi on nice. Taja-Riia huugab täiega. Et selles mõttes, et see on nagu, tegelikult see on tore, kus on ikka nagu hea sõbranna ja ehk siis ülihea, et inimene kirjutab, mul pole sõpru, siis me mingi, oh my god, aga see on the best, kui sul on sõbrad nagu, oh my god, I would kill myself, kui mul sõpru poleks. Oh my god, ei, nagu selles mõttes, et nagu mõelge siis selle peale, vähemalt minu peale, et mul ei ole meestki, et nagu las mul olla siis vähemalt sõpru. Jah, midagi peab ju kellelegi. Natukene, muidu oleks nagu väga depressiivne. Paelkaelu. Literally. Et selles mõttes, et nagu ma ei oska isegi, vaata, kui meil tuli neid kirjuga, ma ei oska soovitada, kuidas sõpra leida endale, sest et ma ise, kui ma tahaks, ma võiks kõigiga sõber olla. Aga see on sama ju vaata, et kust meest leida. See on nii universaalne, et täpselt. Mõni leiab poe järjekorrast ja ma võin teile öelda, kus sõpra leida, nagu kõik ütlevad mulle meiega, küll ta tuleb siis, kuigi aeg on, küll see sõber tuleb seal, sa ei oska isegi oodata, ja siis ta ilmub, su parim sõber ümber, sa oled lihtsalt kuskil ja su sõber ilmub sulle. Täpselt sama. Ja nii on. Täpselt nii, niimoodi tulebki see sõber. Ja nii on. Aga ei tegelikult jah, et kuskilt ta tuleb. Jah, aga anname siis mõned auhinnad. Mina annaksin selle esimesele, see break-up grinder ja valeootused, ma annaks talle ulaka kaunitari. Kusine vale arusaam, temale ma annaks isegi peninuki. Ja see ma ei oska, mis me kolme, võtamegi siis salajutt sõprusest, tema saab Magda. Jah, sorry, et me sõpruse pole, aga saad kingipakk, see on nii haike, sõpruse pole, aga võta kingitus, me oleme su internetisõbrad. Jah, nii et jah.
me kokku ei saa sinuga, sest et Malju saab vaevu minugagi kokku, onju. Napilt tulen siigi. Aga minuga võib saada, selles mõttes, et ma olen ka... Kristin on out and about tihti. Out and about, et nagu selles mõttes, et ma olen sõbralik kõige... Tegelikult ma just olime seal La Copas laupäeval, siis keegi oli ka üks tüdruk, istus mu kõrvale ja ma olin ikkagi, ma olin nagu, rääkisime sõbrannaga, siis ta kõrvalt oli, ka armastan salajuttu, ma olin ka nii äge. Siis ta üritas kogu aeg rääkida, ma pärast järgmine päev hakkasin mõtlema, et võib-olla ma olin nagu liiga külm ta vastu, et ta võib-olla tahtis rohkem jutustada. Aga siis ta hakkas nagu, ta üritas mind approach ida valesti, vaata ma olen kõigest sõbralik, aga ma hakka, nagu ma võin olla suga selline, et ma istun suga vetsu põrandal, on oh my god, tuttusime 5 minutit tagasi, ma olen best friend, aga ta lähenes mulle valesti, et minu üks sõbranna oli ka meie seltskonnas ja siis ta hakkas rääkima, et issand, see tüdrukul on 10 aastat noorem peika ja mul on see, et sa ei saa minuga sõbraks, kui sa judge'id minu sõpra, vaata. Ei, seda muidugi. Ja siis ma kohe tekkis niuke külm hoiak, aga samas ta on salajutude kuule, siis I love you, aga nagu ma ei saa hakka suga chatima, kui su esimene lause on mulle, et issand, et tal on nii noor peika, nagu las olla. Nad tundusid väga happy'd ja no riis või riis ja nagu, ja mu sõbranna oli mustanaline ka, nii et nagu extra nice have to be, vaata, et ma black keep together, vaata. Muuseas, rääkides äratundmisest, siis mind ka tunti üks päev ära. Oho. Usu või ära usu. Käisin depos ja 3 inimest ütlesid mulle umbes tere Mallukas või mis sa teed siin, bla, 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 tervitasid ja ma olin Lendega koos. Aha. Ja siis peale 3. inimest Lende küsib, miks need võõrad inimesed sind teavad? Kus nad su nime teavad? Siis ma olin nagu... Bitch, I'm famous. Ma olin mingi, et no ma räägin ju internetis juttu. Siis Lende oli mingi, seal YouTube'is või? Ma ütlesin, no YouTube'is ka. Ja siis ta oli mingi, aga kus nad siis su nime teavad ikkagi? Ma ei tead, vahet ei ole. Las jääda seekord. Lende on lihtsalt mingi, oh my god. See ongi nii funny alati, et lapsed ei saa aru, et vanemad on famous. Jube famous. Räige kuulsad. Kuule, aga paneme pillid kotti ja mul pean tegelikult tööd minema tegema. Ja, tšau. Tšau.